austatud 20. relvagrenaderi diviisi veteranid oma kodudes. Oleme siin Lihulas, Eesti legionäride mälestuskivi juures, kes 80 aastat tagasi võitlesid Sinimägedes, Emajõel või ka siin Lihulas 25. ja 6. septembril 1944 Julius Made juhtimisel, kes oli Eesti armee ohvitser. Teie võitlus ei olnud asjata. Teie võitlus andis võimaluse Eesti rahval põgeneda läände. Kõik ei saanud ära minna, sest kui kõik oleks ära läinud, siis oleks siia toodud palju venelasi. Siis poleks võimalik olnud kellegil 9. alguses taastada Eesti Vabariik. Kui 94. aastal, 27. juulil Eesti Vabariigi ainukene kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einsel kõneles Sinimägedes, siis panid pärga pataljon Narva sõjamehed. Nad ei öelnud puhake rahus, vaid olgu neetud see vaenlane, kes meid iial rahule ei jäta. Laususid veteranid, kes seal relvaga käes juulikuus 1944 võitlesid viimse veretilgani Eesti Vabariigi seadusliku riigipea ja vabariigi presidendi kohusetäitja Jüri Uluotsa kutsel. Need mehed ei saanud taganeda, sest nende isad võitlesid seal vabadussõjas. Neil ei olnud kuskile taganeda, sest igal pool olid nende kodud, olid nende talud. Nad ei saanud jätta neid talusid Nõukogude okupantide ja orjastajate kätte. Nende vastas olid Nõukogude okupantide Stalini bolševistlikud röövvallutajad, keda toitsid, rahastasid ja relvastasid ka teljeriigid, kes on süüdi selles, et nad olid kaasosalised 50 aastat kestnud Nõukogude okupatsioonis meie maal. Ja tänapäeval leidub veel ikkagi neid inimesi, kommunistlikude tegelaste käsilasi, kes tulevad kuskilt Lihulast või kust iganes tee pealt röövima Eesti legionäride mälestuskivi. Aga me ikkagi oleme jõudnud selleni, et siin Lihula kandis täna avame 80. aastapäeva puhul selle sõjameeste mälestuskivi, kes 80 aastat tagasi võitlesid Sinimägedes ja siin Lihula lahingus 25. ja 26. juulil. Pean nüüd täpsustama, mitte see ei olnud juulikuus, vaid septembril 1944 ehk siis 80 aastat tagasi. Nende sõjameeste mälestuseks oleme pannud täna siia üles selle mälestuskivi. Üks nendest on röövitud, aga teine mälestuskivi saab siin täna avatud. Ja selle kivi ees on lilled ja küünal. Ja me ütleme ikka need sõnad. Olgu neetud see vaenlane, kes meid iial rahule ei jäta. Ja see käib ka kõigi röövlite kohta vabas Eesti Vabariigis. Elagu need mehed, kes võitlevad täna Ukraina rindel, elagu Eesti Vabariik. Sest need mehed võitlesid 44. aastal Eesti Vabariigi eest, ei kellegi muu eest. Elagu Eesti! Aitäh!